tere! Mina olen Marielle. Tänapäeva puuviljad, fruktoos ja nende mõju kehale. Kui räägime tervislikust toitumisest, peetakse puuvilju ja marju sageli automaatselt kasulikuks. Ja seda nad ka on. Kuid ainult teatud kontekstis. Tänapäeva maailmas on oluline mõista, et puuviljad ei ole enam samad, mis kunagi varem. Aastakümnete jooksul on puuvilju ja marju aretatud eesmärgiga muuta need suuremaks, magusamaks ja kauem säilivaks. See tähendab, et nende loomulik tasakaal on muutunud. Tänapäeva viljad sisaldavad sageli rohkem suhkrut, eriti fruktoosi ning vähem kiudaineid ja muid kaitseühendeid võrreldes nende looduslike eelkäijatega. Kui kunagi oli puuviljade söömine hooajaline ja mõõdukas, siis nüüd on need kättesaadavad aastaringselt. See muudab ka tarbimise mustrit. Me ei söö enam marju ja puuvilju vastavalt looduse rütmile, vaid vastavalt võimalusele. Ja võimalus on praktiliselt alati olemas. Siin tuleb mängu fruktoos. See on puuviljades leiduv suhkur, mida organism töötleb teistmoodi kui glükoosi. Kui glükoos on keha jaoks universaalne kütus, mida kasutavad peaaegu kõik rakud, siis fruktoos metaboliseeritakse peamiselt maksas. Väikestes kogustes ei ole see probleem. Keha saab sellega hästi hakkama. Kuid suuremates kogustes muutub pilt. Kui fruktoosi tarbimine on pidev ja suur, peab maks sellega intensiivselt tegelema. Ülejääk võib hakata muutuma rasvaks, mis ladestub maksa. Seda seostatakse rasvmaksaga. Seisundiga, mis on tänapäeval üha sagedasem isegi inimestel, kes ei tarbi alkoholi. Oluline on rõhutada, et probleem ei ole niivõrd puuviljas endas, vaid koguses ja vormis. Terve puuvili sisaldab lisaks suhkrule ka kiudaineid, mis aeglustavad imendumist ja aitavad kehal suhkrut paremini käsitleda. Kuid kui tarbida puuvilju suurtes kogustes või juua neid mahlana, kaob see tasakaal. Mahlas puuduvad kiudained ning fruktoos jõuab organismi palju kiiremini ja suuremas kontsentratsioonis. Samuti mängib rolli maitse. Mida magusam toit, seda rohkem me seda tahame. Tänapäeva puuviljad on sageli nii magusad, et neid on lihtne süüa rohkem, kui keha tegelikult vajab. See ei ole juhus, vaid teadlik arengusuund, mis teeb toidu atraktiivsemaks, kuid samal ajal ka kergemini ületarbitavaks. Siin tulebki mängu hooajalisus ja päritolu. Suvel oma aiast või metsast korjatud marjad on midagi täiesti muud kui talvel poest ostetud viljad. Need on värskemad, vähem töödeldud ja sageli ka loomulikuma koostisega. Keha suudab sellise toiduga paremini kohaneda, sest see on osa looduslikust rütmist. Lõppkokkuvõttes ei ole küsimus selles, kas puuviljad on head või halvad. Küsimus on selles, kuidas ja millal neid tarbitakse. Mõõdukus, hooajalisus ja kvaliteet on võtmesõnad, mis aitavad hoida tasakaalu. Peotäis marju suvel on keha jaoks loomulik ja toetav. Liiter mahla talvel võib olla hoopis midagi muud. Keha tunneb selle vahe ära. Küsimus on, kas ka meie seda tunneme. Head tervist!